Olar, seisame siin Väike-Maarja südames varajasel tunnil. Kui jõukas on Väike-Maarja vald? Väike-Maarja vald on eelarveliselt suhteliselt jõukal seisul. Väike-Maarja valla eelarve on soliidne 13 miljonit eurot ligikaudu, mille kaks kõige suuremat tulu on haridussüsteem ja elanikkonna tulumaksu laekumine. Aga milline on täna meie finantsvõimekus? Meie finantsvõimekus seest on natuke keerulisem, sest valla eelarvest 2/3 on seotud puhtalt personali ülalpidamiskuludega. Vallal on soliidne laenukoormus, mis võtab juba ligemale 1 miljoni aastamakses. Ja vallale ongi jäänud opereerida 1/3 oma tegevuskulude haldamiseks ja kõigi ideede, kultuuri, toetuste, elanikkonna toetamiseks. Seetõttu valla juhtimises on vaja loomingulist lähenemist, et selle 1/3 hästi loominguliselt ja operatiivselt tegutseda. Kuidas muuta meie vald jõukamaks ja atraktiivsemaks ettevõtlusele? Alustaks sellest, et mis on valla suurim väärtus. Valla suurim väärtus on terve, hästi elav ja elujõuline elanik ja ettevõtja. Sellele tulekski keskenduda. Tooksin välja 3 valdkonda, kuhu tahaks fookust investeerida. Esimene on tihe koostöö olemasolevate hästi toimivate ettevõtjatega. Olla meile toeks, mentoriks, aidata neile vahendada kontakte ja leida võimalusi, kuidas kasvada ja olla tugev ettevõte. Teine valdkond, mis tänasel hetkel on ehk ka märkamatu potentsiaal olnud, on fokusseerida ettevõtlike inimeste ideede realiseerimisse. Meie valimisliidu soov on luua ettevõtlusinkubaatori kontseptsioon valda, mis aitabki ettevõtlikele inimestel leida võimalusi, kuidas tuua oma ideid, kuidas saada tuge vallalt nii nõu kui ka jõuga, kus vald saab aidata kiirendada ja ka investeerida ideedesse või vahendada kontakte, et investeeringuid leida, et oma ideid realiseerida. Kolmas idee on, vald peaks rohkem märkama oma valla potentsiaali. Me asume unikaalses ja heas logistilises asukohas. Kui me võtame arvesse, et Tallinnasse ja Tartusse on ligemale tunniaja teerongiga, sama on ka Jõhvi ja Tallinnasse on 1,5 tundi autoga. Peaks valda vaatama rohkem ettevõtlust, mis on tänapäevased, ehk siis näiteks jagatud teenuste keskuseid, intellektiga seotud tegevusi, mis tooks valda mitte ainult korstnaid ja mürarikkaid masinaid, vaid just seda teistmoodi ettevõtlust, mis vajab kontoreid ja mis toob siia intellektiga inimesi. Mis on sinu esmane idee, kuidas vald võiks kasvada? Esimene koht, kuhu mina fokuseeriksin, on luua vallale selge visioon, mis on suunatud kasvule ja arenev visioon. Tänasel hetkel see kontseptsioon, mis meil on, et kõike tuleb kokku tõmmata, peab kõike kahanema, see ei toimi. Minu nägemusel vald peaks ja peab tegelema valla arendamisega, mis vaatab kaugemale ja on suunatud kasvule, võtab arvesse valla potentsiaali. Mida sa soovitad valijatele? Sooviksin tsiteerida Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigust, et üks päev varemate elu on rohkem väärt kui aasta otsa halvast elust rääkida. Mine valin. Iga 4 aasta tagant on elanikkonnal võimalus valida endale sobilik inimene volikogus. Soovitan valida inimest, kes on üles näidanud, et kes aktiivselt soovib tulla valla juhtimisse kaasa rääkima, kes mitte ainult seda ei soovi teha sohvalt või kord kuus volikogu istungil, vaid kellel on oma selge nägemus ja soov oma aega panustada valla juhtimisse. Tule valima, soovitan valida valimisliitu kogukonna eest. Meil on aktiivne programm, oleme selle loonud koos kogukonnaga ja loodame, et see meeldib sulle ja sa toetad seda.